on üks asi, mis mul väga südamel kripeldab. Üldiselt ma selline põdeja ei ole, kes vaatab tagasi ja ütleb, et oleks võinud nii minna või naa minna. Aga ühe asja eest tahan ma südamest vabandada. Ja see on seotud eelmise sügisega. Meil oli võimalus, et Tallinna linnas oleks toimunud muutus, et Savisaar oleks kukkunud. Küsitlused näitasid nädal-kaks enne valimisi seda, et see vahe teiste jõudude ja Savisaare vahel oli vaid 1%. Aga siiski lõpu eel Keskerakond Savisaare juhtimisel suutis ennast piisavalt mobiliseerida, nõnda, et see muutus jäi Tallinnast tulemata. Ja ma arvan, et see on asi, mille eest tuleb kahetseda ja tuleb vaadata edasi, kuidas see muutus on võimalik esile kutsuda. Sest möödunud sügisel oli küsimus selles, et Savisaar on kui korruptsioonirisk. Savisaare korruptsioon oli otsese mõjuga seotud inimeste elatustasemele Tallinnas. Ja minu meelest täna pärast Ukraina sündmusi on Savisaare küsimus muutunud veel tõsisemaks, sest Savisaar oma isikus kehastab Eesti jaoks ka julgeolekuriski. Ja minu meelest on see täiesti absurdne olukord, kui meil on Tallinnas meie endi maksumaksja rahaga võimule ostetud ja upitatud reklaamidega klikk, kes on täiesti Eesti julgeoleku suhtes meie rahvuslikele huvidele vastandlikel positsioonidel ja kasutab ära erinevate rahvusrühmaste vahelist vastandamist ja selle võimendamist. Ja see jabur olukord on kindlasti asi, mille eest Eesti poliitikud peavad vabandama ja mina vabandan, et me ei ole suutnud seda muutust teha, aga see muutus tuleb esile kutsuda ja selle nimel tuleb tööd teha.